Iisraeli ja USA ametnikud tegid täna sensatsioonilise avalduse taustal, kus USA ja Iraani vahelised läbirääkimised on lõpliku tuumikusse jooksnud. Selgus, et Iisrael saatis Araabia Ühendemiraatidesse õhutõrjesüsteemi raudkuppel ja isegi oma väed seoses sõjaga Iraaniga, mis on esimene selline koostöö ja Iisraeli õhutõrjesüsteemi paigutamine Araabia riike ajaloos. Kohe pärast seda hakkasid Iisrael ja Emiraadid tihedalt koordineerima oma sõjalisi ja poliitilisi samme. Samas, hoolimata sellest, et Trump teatas hiljuti Iisraeli ja Liibanoni vaherahu pikendamisest veel 3 nädalaks, ründas täna Iisraeli kaitsevägi Liibanoni lõunaosas asuva Hezbollah sõjalist infrastruktuuri. Iisraeli kaitseväe pressiteenistuse teatel kasutas Hezbollah neid objekte rünnakute ettevalmistamiseks Iisraeli sõdurite ja Iisraeli riigi vastu. Samal ajal naasis Iraani välisminister kiiresti Pakistani järjekordseks läbirääkimiste vooruks, kuid Trump ei saada oma inimesi sellistele läbirääkimistele. Minu nimi on Aleksei Betši, arutame seda teemat koos. Kuid enne kui alustame, palun tellige see kanal, pange videole like ja jätke oma kommentaar selle video alla. Lisaks sellele liituge minu Telegrami kanaliga Betši News, link sellele on kirjelduses. Me avaldame värskeid uudiseid kohe, kui need saabuvad. Nii et tundub, et Iraani läbirääkimised on lõppenud. Kontaktid USA ja Iraani vahel on ummikusse jooksnud ning Iraani välisminister lahkus Pakistanist tühjade kätega, samal ajal kui Trump tühistas üldse oma läbirääkijate visiidi. Teheran teatas otse, et mingisuguseid läbirääkimisi surve all ei toimu, enne kui USA ei lõpeta oma blokaadi, mida Trump ilmselgelt lõpetada ei kavatse. See on tupikseis. Olukord viib selleni, et maailma suurim majandus ja üks juhtivaid naftariike satuvad vastasseisu, mis on juba viinud energiahindade tõusuni mitmeaastastele tippudele, suurendades inflatsiooni ja halvendades maailma majanduskasvu väljavaateid. Aga selles olukorras võtab Iisrael ennetava hoiaku. Iisraeli kaitsevägi ründas Liibanoni rühmituse Hezbollah sõjalist infrastruktuuri Lõuna-Liibanonis. Nagu teatas Iisraeli kaitseväe pressiteenistus, kasutas Hezbollah neid tavatud objekte rünnakute ettevalmistamiseks Iisraeli sõdurite ja Iisraeli riigi vastu. Edasi tsitaat. Iisraeli kaitsevägi jätkab ohtudele otsustavalt vastuastumist, mis on suunatud Iisraeli tsiviilisikute ja sõdurite vastu. Ja nagu teada saadi, eelnes sellele rünnakule Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu käsk, kes andis 25. aprillil Iisraeli kaitseväele korralduse anda Hezbollah objektidele võimas löök. Netanyahu kantseleis täpsustati, et otsus tehti pärast seda, kui Hezbollah rikkus relvarahu režiimi. See tähendab, et Iisrael teatas, et ta annab vastulöögi. Asi on selles, et päev varem, 24. aprillil, teatas USA president Donald Trump, et relvarahu režiimi Iisraeli ja Liibanoni vahel pikendatakse veel 3 nädalaks. Pärast, nagu ta väljendus, väga häid läbirääkimisi Iisraeli ja Liibanoni suursaadikute vahel Washingtonis. Kuid ta lisas, et on suurepärane võimalus rahu sõlmimiseks, kuid mõlemad pooled peavad mõtlema Hezbollah peale, kes ei allu Liibanoni valitsusele. Trump hoiatas, et rühmitus hakkab vaherahu rikkuma ja Iisrael peab end kaitsma, mida Iisrael täna ka tegi. Ja mis on märkimisväärne, juba järgmisel päeval pärast Donald Trumpi vaherahu avaldust nimetas Hezbollah saavutatud relvarahu mõttetuks. Liibanoni võimud teatasid omalt poolt 2 Iisraeli rünnakus hukkunust ning samuti sellest, et Hezbollah tulistas alla Iisraeli drooni. Tahan märkida, et varem leppisid pooled kokku 10-päevases vaherahus, mis algas 17. aprillil. Hezbollah märkis siis, et nende tegevus sõltub sündmuste arengust. USA välisministeerium rõhutas, et relvarahu võib pikendada, kui läbirääkimised kulgevad edukalt. Ja kui Liibanoni võimud suudavad tõestada, et nad on võimelised olukorda oma territooriumil kontrollima, astudes reaalseid samme Hezbollah ja teiste relvarühmituste rünnakute ärahoidmiseks Iisraeli vastu. Tuletan meelde, et Iisrael alustas piiratud maismaaoperatsiooni Hezbollah vastu juba märtsi keskel sõjataustal Iraaniga, milles osalevad ka USA. Kui Washington ja Teheran alustasid dialoogi relvarahu üle, nõudis Iraani pool sõjategevuse lõpetamist ka Liibanoni territooriumil.
pärast seda palus Trump Netanyahul vähendada rünnakute arvu Liibanoni vastu ning 9. aprillil andis Iisraeli peaminister korralduse alustada läbirääkimisi Liibanoni võimudega Hezbollah relvitustamise ja edasise suhete normaliseerimise üle. Kuid Lähis-Ida sündmuste kontekstis ilmus lihtsalt sensatsiooniline uudis. Axios teatab, et Iisrael saatis Ühendemiraatidesse raudkupli õhutõrjesüsteemi koos Iisraeli kaitseväeüksustega selle käitamiseks juba sõja alguses Iraaniga. See tähendab, et sõjaline kaitse- ja luurekoostöö Iisraeli ja Ühendemiraatide vahel sõja ajal jõuab täiesti uuele tasemele. Pretsedenditu raudkuplisüsteemi paigutamine sõja ajal ei olnud varem avalikustatud, kuid nüüd on sellest teada saadud. Siin tasub märkida, et just Ühendemiraate ründab Iraan sagedamini kui ühtegi teist riiki selles piirkonnas. Ja Ühendemiraatide kaitseministeeriumi andmetel tulistas Iraan riigi territooriumi pihta umbes 550 ballistilist ja tiibraketti ning üle 2200 drooni. Enamik rakette ja droone suudeti kinni püüda, kuid mõnedel õnnestus siiski tabada riigi sõjalisi ja tsiviilsihtmärke. Rünnak ulatus, mille all kannatasid Araabia Ühendemiraadid, sundis riiki abi otsima liitlastelt, sealhulgas Iisraelilt. Ning nüüd Iisraeli ametnike teatel andis Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu pärast telefonikõnet Araabia Ühendemiraatide presidendi Mohammedi bin Zayediga korralduse Iisraeli kaitsearmeele saata tõepoolest raudkupli patarei koos püüdurrakettidega ja mitmekümne Tsahali operaatoriga. See oli esimene kord, kui Iisrael saatis raudkuplisüsteemi patarei mõnda teise riiki ning Araabia Ühendemiraadid said esimeseks riigiks väljaspool USA'd ja Iisraeli, kus seda süsteemi kasutati. Lõpuks koordineerivad mõlemad riigid täna oma tegevust tihedalt nii sõjaliselt kui ka poliitiliselt alates sõja esimestest päevadest. Ja nüüd on Iisraeli õhujõud samuti andnud arvukaid lööke Iraani lõunaosas paiknevatele lühimaa rakettidele, enne kui need oleksid jõudnud tabada Araabia Ühendemiraate ja teisi Pärsia lahe riike. Ja siin seisnebki kõige olulisem dilemma, sest Iisraeli vägede paigutamine Araabia Ühendemiraatide territooriumile on muutunud poliitiliselt tundlikuks küsimuseks Pärsia lahe riikides. Nagu öeldakse, araablased võtsid vastu abi juutidelt. Kujutate ette? Kuid Araabia Ühendemiraatide ametnike sõnul on sõda Iraaniga muutnud paljude inimeste maailmavaadet Araabia Ühendemiraatides. Iisrael ja Emiraadid allkirjastasid rahulepingu juba 2020 aastal. Ja kuigi sellest ajast alates on siiski tekkinud erimeelsusi sellistes küsimustes nagu olukord Gaza sektoris, nii Iisraeli kui ta Emiraatide poolel. Ametnikud väidavad, et praegu on partnerlus ajaloo kõrgeimal tasemel. Siia panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamuse ja järeldused selle saate kommentaaridesse, tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage pöialt üles panna. Kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, saate seda teha mis tahes annetuse või tasulise sponsortellimuse kaudu, linkide ja rekvisiitide abil. Selle video kirjelduses või teie ekraanidel oleva QR-koodi kaudu. Olen tänulik igasuguse toetuse eest. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõike head.